Ja tere kõigile! Tulin tegema väikest laivi, sest oleme jõudnud detsembrikuusse. Aasta viimane kuu on siis alanud. Imeilus mõnus advendiaeg. Ja iga inimene loomulikult kogeb seda aasta lõppu erinevalt. Et see ka siis on seotud veidikene meie uskumuste süsteemiga, et kellel on siis nii, et oi, see detsember, õudne, need jõulud, kiirustamine, peab kinke otsima või jõulud üldse ei meeldi. Ja teised on siis, kes võtavad rahulikult, naudivad seda aega. Meeldib see kingituste otsimine ja see selline möll ja tulede säraväga. Tere Mirje, tere! Tähed, sa oled tulnud vaatama niisuguse väikse etteteatamise aja peale. Aga jaa, et kes on minuga siis kauem koostööd teinud, teavad seda, et tavaliselt uue aasta saabudes ma teen sellise väikese kursuse, kus me seame siis energia järgmiseks aastaks valmis, ütleme niimoodi. Ja see aasta ma teen seda siis juba ka jälle detsembris, et vahel ma olen teinud jaanuaris, aga see aasta ma nagu tunnetan, et võiks seda teha siis detsembris. Ja miks see siis vajalik on? Inimestega meie inimkehastuses on juba selline nõme asi, et me mingi hetk siis evolutsiooni käigus oleme siis hakanud seadma endale ajalisi raame, piiranguid. Mõnes mõttes on see hea. Ikka on ju tore, et kui me oleme selgetes raamides, et kuu lõpeb siin ja sel kuul peaks olema nii ja aasta on selline ja milline see aasta on. Aga kahjuks me siis kaotame oma võime näha suurt pilti, et vaadata meie imeilusat elu kui tervikut. Ja see raamidesse panemine tekitab siis selle, et me hakkame tohutult võrdlema. Milline oli see aasta, milline oli eelmine aasta, milline peaks tulema järgmine aasta, milline oli see kuu, milline see tuleb see detsembrikuu, palju ma peaks raha saama see kuu, kõik need asjad siis hakkavad meid paraku mõjutama ja alati see ei ole kõige parem variant. Nii et kõige toredam, kui me suudaksime seda tervikut vaadata. Ehk mõelda, et see on üleminek, et need numbrid siin küll on, aga okei, et läheme siit edasi. Aga et seda elukest siis kergemaks teha, mina ootangi teid kõiki sellisele kursusele, et puhta energiaga aastasse 2025. Ja mis me seal siis teeme? Me vaatame tagasi praeguse aasta peale, just 2024. Puhastame energia sellest, mis sinna ei pea jääma, ütleme niimoodi. Eriti nendele soovitan seda kursust, kellel on siis komme mingisse vanasse kinni jääda, sest kõikides asjades meie elus on duaalsus, et on siis halvemad asjad meie elus, on siis positiivsemad asjad meie elus, kõikidel on. Lihtsalt küsimus on selles, et kuidas me seda kogeme, kui suure tähenduse me mingisugustele sündmustele meie elus anname. Ja et see kõikumine ei pea olema nii suur. Aga selleks on hea vahend just nimelt teha energiatööd ja mina saan aidata sul puhastada energiat ja seada just valmis sinu energia siis uueks aastaks 2025, et sellel korral me siis rohkem vaatleme ka seda, et mida sina oma ellu soovid järgmisel aastal, et toome seda siis rohkem ja rohkem sisse. Aga et seda vana kräppi seal ees nii palju ei oleks, siis me puhastame selle ära, et sa saaksid rõõmsalt edasi liikuda, sellepärast et kui me oleme jutumärkides täis mingit saasta, siis meil on väga raske sinna midagi juurde pressida. Nii et me peaksime enne natukene ikkagi võtma eest ära seda vana, mida me oleme siis sellel 2024 aastal kogunud omale. Nii et ma panen siia lingi ka, et kui sa tahad, siis see kursus toimub meil 19. detsembril kell 10. Nii et oled igati oodatud, et see on selline ilus, mõnus kursus. Nii et kindlasti väga palju su soove täitub
rohkem järgmisel aastal. Ja anname siis kergust ka su hinge, su energiasse. Teeme mõned kapslid lahti, koristame eest ära, mis on siis jäänud sellest aastast sinu energiasse tiksuma. Nii et kuidas tundub? Mirje, kuidas tundub? Kas võiks olla huvitav selline väike kursus? Ja kui sa vaatad seda hiljem järele või Mirje, kuidas sinul ka on, et kuidas sa seda detsembrit koged? Kas sulle meeldib see detsember, see jõuluootus, see jõuluaeg? Jah, eks need on sellised pühad või natukene võib-olla nüüd üle paisutatud, pingutatud, aga ärme unustame, et ükskõik, mis siin keskkonnas, kus sa viibid, toimub, kõik sõltub sellest, millise pealkirja sa paned. Millise pealkirja sa paned oma detsembrikuule, millise pealkirja sa paned jõuludele ja igast asjast on võimalik leida see positiivne pool. Sest mida rohkem sa leierdad omale, et mul on nii kiire, mul on nii raske, mul on nii suur jama ja mul ei ole raha, mul ei ole seda ja kolmandat, neljandat, siis seda rohkem sa seda enda energiasse kuhjad ja see hakkab elama oma elu ja loob sulle täpselt seda, mida sa endale kuhjad. Väga ei meeldi see kuu, nii et sa võid öelda ka, miks sulle ei meeldi see kuu. Ja kas on mingisugustki punkti, miks see kuu võiks olla sulle meeldiv? Äkki natukene shiftida seda. Nii et sellel kursusel me ka siis veidikene võtame seda detsembri kiirust maha ja seda võib-olla vastupanu jõuluajale ja jõuludele. Sest on ju tore, kui meil on traditsioonid, kus pered saavad kokku, aga võib-olla sul on muidugi just nimelt mingisugused traumad sellega, võib-olla sa oled üksi, tunned ennast väga üksikuna, siis kõike ka seda on energias võimalik muuta. Sest üldiselt on need puhtad segajad ja blokeeringud, mis siis takistavad sul ikkagi nautida igat päeva, mil sa elad. Ei saa teha, mida tahan teha. Siis kui ei saa teha, mida ma tahan teha, siis selle asemel, et jääda kinni sinna, et ma ei saa teha seda, mida ma tahan teha, et mul tuleb paha tunne, siis küsida endalt see küsimus, aga mida ma saaksin teha, et ma saaksin teha seda, mida ma tahan teha? Mida ma kas või järgmisel aastal saaksin teha, et ma saaksin edaspidi järjest rohkem teha asju, mida ma tahan teha? Sest kusagil seal sa lood endale puuduse, kusagil seal sa lood endale tunde, et ma ju ei saa. Aga see on sinu enda loodud blokeering. Ja muidugi see ei ole nii lihtne, et nüüd ma otsustan, et ma saan kõike seda, mida ma tahan kohe ja praegu. Seal on mingisugused põhjused, miks sa seda ei saa. Aga nende põhjustega on võimalik tegeleda. Nii et see oligi minu tänane sõnum teile. Tahtsin teid tervitada advendi ajal ja et teeme siis paremaks selle järgmise aasta. Rahaga seoses ja raha on meie energiapikendus ehk siis raha on paber tegelikult, aga mis puudutab siis tema saamist, andmist, võtmist, vastuvõtmist, siis see on seotud ikka meie enda väärtusega, meie enesehinnanguga, segajatega meie energias. Aga tavaliselt me toome selle ka endale vabanduseks või seame siis pjedestaali, et see on kõige tähtsam, see on kõige olulisem. Ja see ongi väga oluline, aga kui meie ennast ei sea esikohale, siis ei taha see raha nii väga suurelt meie taha tulla. Kui sa mõtled väga-väga jõukate ja rikaste inimeste peale, siis ma usun, et sa tajud nende isiklikku fookust ja jõudu, et nendel on see power taga, et seal ei ole seda väärtusetuse tunnet. Ja muidugi võib-olla, et inimesel ükskõik kellel tuleb pärandus või mingit muud pidi, aga tavaliselt see siis kipub kohe ära hajuma. Et raha tahab olla seal, kus inimene ise ennast ka väärtustab. Nii et võib-olla jättagi siis järgmise aasta fookuseks see, et ma järjest rohkem hakkan ennast väärtustama. Ja läbi selle tuleb ka minu juurde siis rohkem ja rohkem raha. Aga kui on ainult fookus sellel, et mul ei ole, mul ei tule ja asi on rahas, et sa ei saa aru selles, et asi ei ole üldse rahas,
siis on natukene jama majas. Nii et seal oleks vaja teha väikest muudatust energias. Aga ükskõik, mida sa positiivselt märkad, suudad igas päevas näha, inimestes näha, lähedastes näha, see on juba sammukene edasi. Ja iseennast loomulikult märgata, mida sa soovid, mida sa tahad. Kuidas sa tahad ennast tunda, on palju olulisem sellest, kui palju sul on raha. Ja kui sa arvad, et raha paneb sind ennast hästi tundma, siis mul on sulle halvad uudised. See niimoodi ei ole. Kui sina oled näiteks masenduses või näiteks depressioonis või ärevuses, siis ükskõik kui palju sa raha on, sa oled ikka masenduses, ärevuses ja depressioonis. Nii et see need on. Me ise tahame neid omavahel siduda, aga see niimoodi ei ole. Nii et me leiame tihtipeale endale vabandusi, et miks midagi mitte teha. Aga kõike saab muuta, kõigega saab tegeleda, kõigele saab otsa vaadata. Nii et ma ootan sind väga sellele kursusele. Nii et puhta energiaga aastasse 2025. Ja mina järgmisel nädalal loodetavasti saan sõita oma tavapärasesse kontorisse. Et ma lähen Taisse soojale maale. Ma loodan, et see õnnestub, sest et elus on juhtunud siin vahepeal igasuguseid hulle asju. Aga tundub, et õnnestub. Et siis järgmised laivid ma tulen ja teen teile juba sealt. Nii et olge tublid, nautige oma päevi, nautige seda detsembrikuud. Ärge fokusseerige sellele, mida ei ole, mida ei saa, vaid sellele, mis on ja mida teha selleks, et saada. Ja tunnetad kindlasti muutusi oma meeleolus, oma tervises, igapäevaelus. Nii et olge tublid, näeme jälle. Tšau!